tänane päev hakkas, ütleme, väga nukralt minu jaoks, et juba 2 nädalat ma pole tsikliga trenni saanud teha, et mootoris on elektroonilised vead ja mul enda mootor läks laiali ja siis ma laenasin teiste sõprade mootoreid ja lõpuks saime enda mootorist ja sõbra mootorist panime ühe kokku, aga ikka ei töötanud päris nii, nagu ta töötanud peaks ja jõudu ei olnud ja lõpuks täna aja peale sõidus hakkas välja surema ja oli ohtlik sõitu sellega, et ma pigem võtsin kellegi teise pilli, et ma siinkohal tahaks väga tänada Türi poissi Rebast, et andis mulle võimaluse tuua 3. koht. Uuel aastal on hetkel lahtised, et mis marki ma sõidan, seda ma isegi ei tea veel hetkeseisul, aga kindel on see, et tuleb minna samm ülespoole, et tuleb võtta ilmselt 450-ne, et nii kui nüüd viimased etapid lõpevad Läti meistrivõistlused veel, et siis minu kahepoolene Yamaha läheb tagasi Yamaha keskusesse ja eks siis näis, mis mulle tuleb ja mis mulle pakutakse, et eks ma enda poolt tahaksin järgmine aasta kindlasti veel rohkem anda, et see aasta on nii nagu ta läinud, et olen terve hooaja sõitnud ainult ühe tsikliga ja eks aasta lõpus annab kõvasti tunda juba, et tsikkel on väsinud ja oleks vaja välja vahetamist, aga ma olen õnnelik selle üle, et ma vähemalt 3. olen, et vähemalt Yamaha keskus aitas mind nii palju, kui ta vähegi sai, et selle üle ma olen väga hea meel ja veel kord tahaks tänada Roosmat ja enda toetajad, kes on mind ikka üleval pidanud ja toovad mind endiselt krossi rajale ja võistlema, et väga suur kummardus teie poole, aitäh! Kindlasti, et plaanid ja tahaks kindlasti minna väljamaale proovima ja konkurentsi pakkuda neile ka, et eks nad Euroopast teavad ka, et see aasta ma lõpetasin kooli ja et tuli leppida sellega, et on ainult Eestis, Lätis ja mõningad ka Leedu etapid, et aga nagu ma ütlesin, siis hetkeseisul ma ei tea, et mis järgmine aasta toob ja kuidas võimalused on ja eks see selgub lähiajal nüüd, et eks me anname endast parima, et tuua ka parim tulemus, mis vähegi võimalik on.